ja tere tulemast minu videosse. Ausalt öeldes ma olen oma Tallinna korteripesas ja ma olen olnud nüüd umbes 8 kuud jutti Hiiumaal. Ja nüüd ma olen tagasi oma kodus. Ja on ju veebruarikuu. Veebruarikuu on tavaliselt Eestis ju kõige külmem, aga mul on selline tunne, et praegu on nagu kevad. Ma isegi kuulen kevadlinde õues siristamas, nii et see on väga kummaline. Aga sellegi poolest jätkuvad minu ülesanded ja täna hommikul ma sain uue ülesande. Ma pean ütlema, et kõik minu eelmised ülesanded, mis siiani on olnud väga rasked. Seekordne ülesanne tundub, et on nagu tänapäeva inimesele, minule kõige raskem. Nagu, oh my god, elada 24 tundi ilma elektrita. Ja minu üllatuseks tulevad väga suured takistused minu igapäevaellu, kui mul ei ole elektrit. See on olnud siiani kõige raskem ülesanne maailmas. Minu päev algas täiesti tavaliselt. Mul oli juhuslikult parasjagu just käsil suure meepoti segamine. Ning siis see juhtus. Korraga ei olnud mul enam netti. Minu suurim õudusunenägu. Ma vaatasin üle ka kõik lambi lülitid. Mitte ükski ei pannud neid lampe põlema. Ma olin just maha istunud, kui järsku see oli käekell. Kuidas sai minu kohvitopsi käekell? Ja see käekell ei olnud mingi tavaline vidin. Jah, just nimelt agent Piilt tuli minule järgmine ülesanne toime tulla 24 tundi ilma elektrita. Pea meeles vesi, toit, soojus ja akupank. Oli selge, et pean ennast ekstreemseks päevaks ette valmistama. Kõige tähtsam oli joogivesi. Ilma elektrita ei pumpa isegi vesi minu kraanidesse enam ning ma võtsin enda viimase vee, mis seal torudes veel oli, enda supipottidesse, et seda päeval ära kasutada. Ilma elektrita ei saa ma laadida ei enda arvutit ega enda telefoni. Igaks juhuks oli mul olemas ka täislaetud akupank, aga ma leidsin, et ma ei hakka kasutama enda meelelahutuseks veel seda viimast akuprotsenti. Aga millega siis tegeleda terve päev, kui ma ei saa olla internetis? Oli juba tunda, et radikad on täiesti külmad ning minu toad hakkavad külmenema. Mul aga tekkis mõte, kuidas sooja hoida. Pimeduse tulekuga hakkasid ka kõik minu toad hämarduma,
aga ma leidsin endal patareidel töötavad tulukesed, mida ma sain oma ilusa uue onni kaunistuseks ära kasutada. Minu onni ukse lävele ilmus aga pakikene, mille sees olid toidud. Elektrita söö esimesena värsked toidud, kuivained, purgisupid ja konservid jäta hilisemaks tarnimiseks. Kuna ilma elektrita külmkapp enam ei tööta, siis tuleb järjest hakata külmkappi tühjaks sööma. Koerakrõbinad. Siiski olid need inimeste krõbinad, kus on kakaosisup väga hea sees. Minu onnikese ukselävel oli jälle uus karp. Selle sisu ei olnud aga nii meeldiv kui eelmise oma. Pult ja laim. Pimeda ajal vajad valgust. Ehita omale käesolevatest vahenditest öölamp. Ning siis oli aeg enda MacGyveri oskused proovile panna. Puldi lammutasin ma kohe lahti. Ja sealt kõige otsast leidsin ma väikese LED-lambi, mis on ilmselge, et selle peab kuidagi põlema panema. Ainult laimi sisse seda lükates see lambikene põlema ei läinud. Lambikese põlema panemiseks oli mul vaja rohkem asju. Ja oma öölambikese kõrval sain ma uinuda. Sooja saamiseks ja toidu tegemiseks ei tohi toas kasutada grilli, kuna tulest eralduv vingugaas on eluohtlik. Ehk siis, isegi kui on väga külm, siis toas lõket teha ei tohi. Aga minu onnikene päästis mind välja. Ja siin ma nüüd siis olen. Minu 4. ülesanne on täidetud. See oli kõige raskem ever. Ja ootame juba järgmise kuu, jaanuar, veebruar, märtsikuu ülesannet, okei? Oled sa valmis? Okei.